Tere tulemast vaatama selle aasta viimast Statistikaameti infotundi. Mina olen meediasuhete juht Susann Kivi ja õige pea teeb Statistikaameti rahvamajanduse arvapidamise tiimijuht Robert Müürsepp ülevaate värsketest sisemajanduse koguprodukti andmetest ja räägib sellest, kuidas läks Eesti majandusel selle aasta 3. kvartalis. Teie küsimused Robertile on väga oodatud. Küsimusi saab küsida siinsamas ülekande all kommentaariumis ja need võib ka saata aadressile press@stat.ee. Tänane infotund on ka järelvaadatav. Infotunni salvestuse lisame tänase pressiteate juurde ja sinna lisame ka Roberti ettekande slaidid. Küsimustele vastamise aja jätame siis pärast Roberti ettekannet. Minu pealt praegu head vaatamist ja Robert, palun. Tere hommikust ka minu poolt ja vaatame siis, kuidas Eesti majandusel 3. kvartalis läks. Kokku siis 3. kvartalis SKP kasvas 0,9%, mis on siuke väike samm kiiremini kui teises kvartalis, kui oli kasv oli 0,8%. Aga jah, laias laastus on mõlema kvartali majanduskasv olnud samas tempos. Mis on võib-olla muutunud on see, et kui teises kvartalis tuli suur osa kasvust just netotootemaksudest, siis nüüd 3. kvartalis tegelikult nii netotootemaksude kui ka lisandväärtuse panus oli enam-vähem võrdne. Netotootemaksude poolelt siis loomulikult tuli kõige suurem panus käibemaksust, mis kasvas päris hoogsal tempoga ja isegi vaatamata sellele, et käibemaksu määr siin just aasta teises pooles siis tõusis. Et kui võib-olla mõned natukene kartsid, et äkki inimesed tarbivad ette midagi ja 3. kvartalis võib-olla kärbitakse natuke oma kulutusi, siis vähemalt käibemaksu laekumise poole pealt sellist suurt muutust näha ei ole. Ja kui vaadata ka siin aegreas mõned aastad tagasi, siis tegelikult teise ja 3. kvartali enam-vähem võrdne käibemaksu laekumine püsis ka see aasta samamoodi. Lisandväärtuse poole pealt siis üsna tavapärane pilt, millega oleme viimastel aastatel harjunud, et suurem osa tegevusaladest on hästi tagasihoidliku panusega, kas siis positiivse ja negatiivsega, aga eks see panus neil kipub olema selline, et ta tegelikult väga palju pilti ei mõjuta. Aga on siis mõned üksikud tegevusalad, mis on siis tugevama panusega kas siis positiivse poole peal või negatiivse poole peal. 3. kvartalis siis kõige suurema selgelt negatiivse panusega oli kaubandussektor, hulgi aekaubandus, mootorsõidukite, mootorrataste remont. Ja ka tegelikult veondus-laondus oli ikkagi pigem tuntavama negatiivse mõjutusega. Ja mõlemad tegevusalad on tegelikult meil ka majanduses just nii-öelda suurema osakaaluga. Positiivse poole pealt need nii-öelda tugevamad panustajad tegelikult kaalusid nagu selle negatiivse otsa üle. Eelkõige siis võib-olla natukene ootamatult töötlev tööstus oli kõige suurema positiivse panusega, mis võib-olla esimese pilguga tundub ootamatu tulemus, kuna tegelikult ju tööstuse näitajad ei ole olnud midagi suurepärast, aga kust see lisandväärtuse positiivne kasv siis tuleb ongi eelkõige sellest, et tootja hinnad on olnud languses ja see on lisandväärtusele siis kaasa aidanud. Ja tegevusala lisandväärtus siis 3. kvartalis kasvas peaaegu 8%. Positiivse panusega oli ka energeetikasektor, samamoodi sealt on tulnud panus just hindade langusest ja ka tegelikult vahetarmiskulutused on langenud reaalväärtuses või nende nii-öelda mõju lisandväärtusele on olnud tagasihoidlikum kui siis toodangu mõju. Positiivse poole pealt paistab silma ka kinnisvaraalane tegevus, aga ülejäänud sellised suuremad tegevusalad on meil jäänud sinna selle tavapärase sellise hästi tagasihoidliku panuse juurde, ehk siis ehitus, info ja side. Info ja side, mis muidu tegelikult on meil olnud võib-olla siin kiirema kasvu aastatel peamiseks kasvuvedajaks, siis ka siiamaani praegu ta selline panus on selline tagasihoidlik üksikutes kvartalites on olnud tugevam panus. Kerge negatiivse panusega siis suurematest tegevusaladest veel kutse teaduse tehnikaalane tegevus. Vaadata nende olulisemate tegevusalade käekäiku, siis eks see pilt ongi natukene kirju, käivad üles-alla. Oli jutt sellest infosidest, et kui ta kiirema kasvuga on tugev mootor olnud, siis tegelikult siin viimase aasta jooksul on siis näha, et on olnud nii languse kui tõusukvartaleid.
aga praegu siis viimases 3. kvartalis oli niisugune tagasihoidlik positiivne panus. Transpordisektor on pikalt olnud niisuguses raskuses, kui teine kvartal oli juba seal nulli lähedal panus, siis 3. kvartalis nüüd jälle läks lisandväärtus langusesse rohkem. Sisenõudluse poolelt siis sisenõudlus kasvas 0,5% ehk siis SKP-st natukene aeglasemalt. Seda siis pidurdasid eelkõige just siis eratarbimine ja ka investeerimistegevuse. Et eratarbimine on olnud niisugune väga heitlik meil viimased aasta-2 umbes, et niisugune kordamööda, et mõni kvartal kasvab, mõni kvartal langeb, niisugune liigub seal, kõigub selle nulli ümber. 3. kvartalis siis eratarbimine vähenes 0,6% ja seda langust siis eelkõige vedasid kulutused toitlustusele, majutusele, transpordile, alkoholile, tubakale. Aga oli ka kulugruppe, kus siis kodumajapidamised suurendasid oma kulutusi, seda eelkõige kindlustus finantsteenustele, haridusele ja ka kodusistustusele. Kindlustus, finantsteenused, kodusistustus vast ühtib hästi sellega, et meil investeeringud, kuigi näitasid kokkuvõttes langust 0,7%, siis tegelikult üks positiivseid panustajaid investeeringute poolelt oli just, et kodumajapidamiste suurendatud investeeringud eluruumidesse. Samamoodi kasvasid valitsemissektori investeeringud muudesse hoonetesse ja rajatistesse. Tugevama negatiivse panusega investeerimispoole pealt oli siis mitte finantsettevõtted, kes siis vähendasid oma panust masinatesse, seadmetesse, mis iseenesest käib kokku sellise tööstusmahu nagu tagasihoidliku käekäiguga, vaatamata sellele, et lisandväärtus oli 3. kvartalis positiivne. Valitsemissektori tarbimine kasvas 3,4%, et valitsemissektor on ikka meil olnud kergelt pluss poole peal. Eelkõige panustavad sinna siis palgakasv ja ka kaitsekulutused. Vaadates sisenõudluse käekäikuna viimase aasta jooksul või tegelikult 3. kvartalis, kuidas ta aastate jooksul on olnud, siis me näeme, et see eratarbimine on üsna allapoole trendinud meil praegu, et jah, eks paistab, mis tulevik edasi toob. Investeeringud ka nagu olid siin mõned aastad tagasi kõrgemal tasemel, praegu on viimased 2 aastat või 3. kvartal on tagasihoidlikum tegevus. Valitsemissektor üsna stabiilne, nüüd sel aastal veidi kõrgem, kui ta eelnevatel aastatel 3. kvartalis on olnud. Ja sisenõudlus summaarsena on tegelikult viimased 3 aastat üsna stabiilsel tasemel püsinud, et ei ole mingeid suuri kõikumisi olnud. Välisnõudluse poole pealt oli nüüd 3. kvartalis jälle positiivne edasiminek, et kui 2. kvartalis tegelikult nii eksport kui import aeglustusid, siis 3. kvartalis pöördusid nad jälle kasvule. Samamoodi oli netoeksport meil taas positiivne, ligi 150 miljonit eurot eksportisime siis rohkem kui importisime. Eksport-import kasvasid üsna sarnases tempos, 5,6–5,7%. Samamoodi võib öelda, et kaupade pool oli üsna sarnaste kasvudega, et kui kaupade eksport kasvas 3,9%, siis import 3,6%, kaubanduse poolt mõjutas eelkõige siis metallitoodete kaubanduse, samamoodi mitterahakuld, aga ka toonnafta ja maagaasi kaubanduse. Teenuste eksport siis kasvas 8,1% ja teenuste import 9,8%. Ja siin panustas suuresti arvutitöötlemisteenuste pool ja ka muude äriteenuste vahenduse. Impordi poole pealt kasvas ka veel ehitusteenuste ja maanteetransporditeenuste tegevus päris aktiivselt. Kui panna siis Eesti majanduse käekäik 3. kvartalis rahvusvahelisemasse konteksti, siis oleme jätkuvalt seal selle nii-öelda keskmike tagumises otsas. Iirimaa muidugi kasvab mühinal, aga Iirimaa puhul tasub silmas pidada, et seal on palju rahvusvaheliste suurkorporatsioonide peakortereid ja see mõjutab nende SKP näitajat, et see võib-olla ei ole ülejäänud Euroopa kontekstis nii hästi võrreldav. Aga enamus Euroopa riike jääb sellise 3% ja 0 piiri vahemikku, on mõned erandid, et Poola, Küpros, Bulgaaria kasvavad natuke kiiremini kui 3%. Eelmises kvartalis siis vähemalt esialgsete hinnangute põhjal oli Soome majandus ainuke, mis näitas langust, see oli siis -0,9%, mis kindlasti on ka meie majanduse käekäigu osas nagu hästi oluline, et just meie suurel partneril Soomel ei lähe just kõige paremini. Rootsi käekäik
nüüd kolmandas kvartalis paranes oluliselt, et kasvasid ka siuke ligikaudu 2,5%. Ja meie naabritel Leedul läheb ka veidi paremini, Läti majanduse kohta praegu ei oska öelda, et lätlased kiirhinnangut ei avalda nüüd sellest aastast, et täna peaks nägema, mis nende siis kolmanda kvartali numbrid on. Pigem võib öelda, et seal nii-öelda tagasihoidlikumate majandused on siuksed Prantsusmaa, Saksamaa, suuremad majandused, Itaalia samamoodi. Ja pigem positiivsemalt läheb siis just sellistel siin ida pool ja väiksematel riikidele. Kokkuvõttes siis kolmanda kvartali majandus kasvas teise kvartaliga samas tempos, kiirenes 0,8% pealt 0,9% peale. Kasvu vedas meil töötleva tööstuse lisandväärtuse tänu siis tootja hindade langusele. Energeetika oli samamoodi positiivse panusega tänu energiahindade langusele ja ka kulude kokkuhoiule natukene. Ja kinnisvaraalane tegevus siis oli samamoodi energeetikaga sarnases suurusjärgus positiivse mõjuga. Enamik tegevusala, siit nagu oleme harjunud viimase aasta 2 jooksul, on siuke väga tagasihoidlik panus, et kord nad on plussis, kord kergelt miinusesa. Negatiivse poole peal siis paistis silma kaubandus ja ka tegelikult transpordisektor. Vaatamata sellele, et tegelikult ekspordil impordil läks kolmandas kvartalis natuke paremini kui teises kvartalis. Maksulaekumise panus oli positiivne, siis hoolimata sellest, et käibemaksu tõus oli, mille puhul võib-olla võis oodata natukene tarbimise tagasi tõmbamist, aga vähemalt sellises makrokontekstis ei olnud see nii suure mõjuga. Eratarbimine pöördus kolmandas kvartalis taas langusesse, investeeringud kahanesid natukene, samas tegelikult võib öelda, et sellises reaalväärtuses on investeeringute tase püsinud viimased kvartalid üsna sarnasel tasemel, et mingid suuri kõikumisi ei ole olnud. Ja väliskaubanduse kasv siis sarnanes sellele, mis toimus esimeses kvartalis, et selline üle 5% kasv, et paistab, kuidas läheb edasi. Aga see oleks siis minu poolt praeguseks kõik. Aitäh, Robert! On tekkinud mõned küsimused. Me nägime, et meie põhjanaabril Soomel läks kolmandas kvartalis väga halvasti. Kas sa tead, miks Soomel sedavõrd halvasti viimases kvartalis läks ja kuidas ikkagi meie majandust täpselt mõjutab? Jah, selle viimase kvartali Soome detaile ei oska kahjuks öelda, aga nagu me teame, siis Soome majandus on tegelikult pikalt olnud sellises üsna raskes seisus, et ka seal nulliringis või näidanud aegalt langust, et eks see on selline nendel samasugune kerge stagnatsioon praegu. Eks ta meid paratamatu mõjutab, kuna Soome on üks meie suuremaid kaubanduspartnereid ja kui seal inimestel ostujõudu ei kasva või ostujõudu ei ole nii palju kui varasemalt olema harjunud, siis eks see jätab meie kaubandusele kindlasti jälje ettevõtete seisukohalt samamoodi. Siis on ka küsimus eratarbimise kohta. Kolmandas kvartalis eratarbimine hakkas taas vähenema, aga samal ajal eraisikute investeeringud eluruumidesse suurenesid. Kuidas seda mõista? Jah, eks ta võib-olla tundub siuke natukene, kuidas öelda, mitte võib-olla kõhutunde pealt kohe ei pakuks niimoodi, aga nagu me teame, siis tegelikult alates juba sellest viimasest suurest kriisist masust, et tegelikult eestlaste nagu tarbimiskäitumine on muutunud, et igasugune säästmise osakaal on kasvanud ja kindlasti see, et inimestel on säästusid ikkagi jätkuvalt püsib ja nagu me näeme, siis tegelikult laenude mahud on kasvanud vaikselt natukene jooksvalt, et ju siis lihtsalt pigem hoitakse tagasi tarbimise pealt kui selle arvelt, et jäetakse mingeid suuremaid väljaminekuid väga ära. Ja ehkki sa ütlesid, et kolmanda kvartali majanduskasv oli üsna sarnane möödunud kvartalile, siis mida sa nimetaksid kõige positiivsemateks märkideks sellest viimasest kvartalist meie majanduses? Jah, võib-olla kiirelt raske öelda, et iseenesest on tore, et töötlev tööstus oli plussi peal, näitas lisandväärtuse kasv, aga nagu me teame, siis tegelikult mahu näitajad seal ei ole midagi väga suurepärast olnud. Võib-olla positiivne märk on see, et tegelikult vaatamata sellele, et majandusel ei ole väga kiiret kasvu olnud, siis tegelikult investeerimistegevus on püsinud siuke üsna stabiilne, mõningates kvartalites ka tegelikult näidanud kiiremat panust, et vast see näitab, et kindlustundega ei ole majanduses veel kõik väga lootusetu, et ikkagi oodatakse seda paremat aega.
Sellega on hea lõpetada, rohkem küsimusi meil ei ole. Täname kõiki vaatajaid ja kuulajaid ja kohtume infotunnis juba järgmisel aastal. Aitäh!